Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere kõigile ja tere tulemast tagasi taskusõbrannade lainele. Hello. Me tahtsime kõigepealt tänada Elisat siia episoodi algusesse, sest et nemad toetavad meie tänast episoodi. Ja kuna sügis on käes, meie õhtud on pimedamad, päevad on lühemad, siis kui sul nüüd õhtut ei ole midagi teha, siis me tahame teile jagada mõned soovitused, mida Elisa Huubist vaadata, et oma õhtuid sisustada. Just. Ja meil on nii seriaalisoovitusi kui ka siis ka filmisoovitusi, aga alustame seriaalidest, sest et kui mina lõin Elisa Huubi lahti, mis mulle vastu vaatas, 2 kanget, kõik hooajad. Ja see tegi mind väga rõõmsaks. Ja Kaisa on suur 2 kange fänn. Ma olen kõiki neid praktiliselt näinud, seda 2 kanget Kaukaasias, pean tunnistama, ei ole näinud. No võt nüüd saad vaadata. Saan, aga kõiki ülejäänud 2 kanget hooaega olen näinud, tõesti suur fänn. Jah, seal on ju 2 kanget Venemaal, Ameerikas, no igast erinevaid. Ja, no nad on palju käinud, nii et ühesõnaga on mida vaadata. Ja kui sa ei ole reisisaadete fänn nagu mina, siis natuke lähme nüüd ajas tagasi, sükene retrolaks, Kelgukoerad. Ma ei ole ammu näinud, et kuskil oleks enam nii, et sa saad tervet seda seriaali kõiki hooaegasid näha. No väga mõnus igal juhul, sest et see oli kunagi noorena ikkagi minu lemmikseriaal. Väga põnev, nii et seda saab sealt vaadata. Ja just need esimesed hooajad olid väga ägedad. Viimased enam, ma ei mäletagi neid nii hästi, ju siis ei jätnud nii suurt muljet, aga esimesed kindlasti soovitan. Ja välismaisetest saadetest on seal üks Kaisa lemmik. Love Island, ehk siis Armastuse saar eesti keeles. Ja seal on siis nii Austraalia oma kui ka UK oma. Et no, kui enda elus draamat ei toimu, siis sealt väike draama ellu. Ma olen see draamavabaduse pooldaja, pole vaja seda sealt. Ei, no see on põnev, sa ei saa aru. Ei, ma tõesti tegelikult ei saa, see on must mööda läinud. Aga ühesõnaga, kui sa ei taha committida seriaalile, sest me kõik teame, kui palju tegelikult seriaalid, eks ju, võtavad meie elust osa. Kui sa ei ole see inimene, aga oled keegi, kes naudib filme, siis filmidest ka, näiteks seal on 2 filmi, mis mulle on nagu, üks on siukse sügava mulje jätnud, aga teine on lihtsalt siuke tore vaatamine. Ma pean kohe nime võtma välja, aga üks on siis peaosadega Jennifer Lopez ja see on siis Teine võimalus ja seal mängib ka Vanessa Hudgens ja just hiljuti paar päeva tagasi ma kusjuures vaatasin seda jälle. Ja et see oli nagu, see on siuke lihtne, kerge, mõnus nunnu vaatamine ja teine film, mis ma soovitaks vaadata on La La Land, sest et alguses mina ei saanud aru sellest, mina arvasin, ma nägin seda plakatit. Ma arvasin, see oli lihtsalt mingi muusikal, mingi siukene tilulilu filmike. Ja siis mu vend ütles, et see on üks ta lemmik filmidest. Ja su vend küll ei ole mingi muusik. Ei olegi, siis see ei olnudki, nagu see ei olnud loogiline mu jaoks. Ma pidin selle ära vaatama ja vaatasin. Ja teate, see on ikkagi väga siuke psühholoogiline film. Seal on situatsioone, kus ma nagu mõtlesin, et kuidas mina reageeriks, kuidas mina käituksin. Et see ei ole ikkagi siuke tilulilu film. Okei, mina ei ole näinud. Aga mida ma seal Huubis nägin, on see Adeline'i aeg. Ja nii, ma ei ole seda näinud, aga ma olen TikTokis klippe näinud ja see tundub mulle nii põnev. Ma olen teistelt platvormidelt seda ammu juba otsinud, et kust ma vaadata saan ja oh my god, see on Elisa Huubis olemas. Nii et täna õhtul ma vaatan seda. Ma olen näinud seda ja väga meeldib ka. No võt seda enam. Ja, aga mulle meeldib ka see näitleja Blake Lively. Blake'ikene on meil cancelled, aga noh, jah, selles suhtes. Ja, no ma lihtsalt oletan, et selle pärast. See tuleb ja läheb, see cancellation. Küll leitakse uus, keda canceldada, aga ma oletan, et selle tõttu sulle on ka sattunud TikTokis need Adeline'i ja need klipikesed ette, sest et ta on nii relevantne praegu. Pildis, jah. Jah, no aga igal juhul, ehk siis loodame, et saite mingeid häid soovitusi, minge visake Elisa Huubile pilt peale ja meie lähme edasi nagu ikka oma kõrgpunktide ja madalpunktidega. Nii et Kaisa, tahad sa alustada? Jaa, mina käisin ära nüüd oma Nitsa reisil. No kuidas nüüd Nitsa, no ma ei tea, mitut moodi öeldakse. Eesti keeles mulle tundub see Nitsa kuidagi nagu voolab. Kõlavam, mul suust välja. Väga tore reis oli, Anette ja Lauraga me käisime ja
ma pean ütlema, Senitsalinn minule hakkas täitsa meeldima. Ilusad majad iga nurga peal, minu camera-roll täis majade ja rõdude pilte. Ühesõnaga, Kaisa nüüd on arhitektuuri influencer. ja nagu ta on just siuke nagu tundus vähemalt paraja suurusega linn, et ta ei ole nagu päris see siuke suur linn, vaid nagu siuke nunnud tänavad ja siis see mereäär, kõige sinisem meri, mida ma oma elus näinud olen. Siuke helesinine, see ilus promenaad palmipuudega, nagu lihtsalt siuke nunnu ja tore ja siuke chill vibes. Ja ühe päeva me käisime Cannes'is. Vibes are great, the prices not so much. nagu need... Siuke rich people town. Eks üldse need seal, need mereäärsed on nagu kallid, aga see Cannes oli nagu eriti siuke aga siiski ka Cannes meeldis ja väga mõnusad vibid. Ma olen kunagi Kaisale siin natukene südant puistanud, et ma vihkan Prantsusmaad juba, aga siis ma pean tegelikult suht kiiresti ennast peatama, sest ma ei vihka Prantsusmaad, mul lihtsalt ei meeldi Pariis. Et nagu ma olen siis ka sattunud Nice'i, Nizasse ja Cannes'i ja ausalt öeldes seal see vibe on täiesti teine ja mul oli nii mõnus seal olla, seal on kuidagi nii chill vibe. Et nagu võrreldes Pariisiga, see on nagu täiesti teine riik, tundub olla, et nad ei ole nagu linnad samas riigis. Et kohati ma kipun arvama, et kuna Nice ja üldse Lõuna-Prantsusmaa inimesed on natukene paremal finantsilisel järjel, võib-olla selle tõttu nad on ka nii chilli-villimad nagu. Ja. Võimalik. Ja. Aga okei, no sina alustasid kõrgpunktiga, aga ma ei taha lõpetada madalalt, nii et ma alustan oma madalpunktiga. Mul oli lihtsalt loogilisem see kõrghetk enam öelda. Okei. No minu madal hetk ja ma olen seda tegelikult varem mainin, nii et jah, aga põhimõtteliselt jah, räägin siis ära. Mul tekkis siin vahepeal kahtlus nii-öelda selle üle, et kas ma üldse oskan midagi nagu, kas ma üldse tahan teha seda, mida ma teen ja kas ma üldse teen seda hästi ja kas ma üldse teen seda õigesti. Okay. Nagu sellises mu tantsumaastikuga seoses. Ühesõnaga, mis ajendas seda mõtteviisi, kuidas ma jõudsin sinna. See nädal või eelmine nädal siis oli nii-öelda üks suurimaid bachata festivale, mis on siuke 10-päevane festival ja minu Instagram oli täis seda, nagu kõik olid seal. Ja kerge FOMO oli ka, eks ju, et tundus nii äge ikkagi ja kahju, et ei läinud see aasta, pidime minema, aga vahet pole, miks me ei läinud. Aga mis tegelikult ajendas mu mõtteviisi või seda, kuhu ma üldse jõudsin oma mõtetega, olid need Insta story'd, mis olid siis just nagu workshopide story'd, mis tähendab siis tundide story'd, ehk siis kus ma nägin mingeid nagu klimps eesti keeles. No nägin tükikesi nagu nendest tundidest, mis seal anti. Ja mul tekkis kohati trots ja mul tekkis ühesõnaga, nagu ma vaatasin, et nii-öelda need vähem tuntumad paarid, kes siis õpetavad seal festivalil, on lihtsalt võtnud mingi väga tuntud kuulsa paari kombo ja siis lihtsalt õpetavad seda. Ja siis ma hakkasin mõtlema nagu, mis asja, et kas inimesed ei saa aru, et nad on käinud nagu festivalidel juba mingi 2-3 aastat ja neile õpetatakse neid samu kombosid ja nad maksavad, et nagu reaalselt, et lihtsalt keegi nagu vähem tuntud inimene annaks mingi oma teiki sellest samast liikumisest nagu. Ja siis mul oli nagu mingi, et kas nii ongi õige teha ja kas ma siis teen valesti, et ma üritan nagu ise mõelda, nagu olla originaalne ja nagu õpetada midagi uut ja nagu äkki üldse nii ei olegi õige teha, et äkki peabki võtma lihtsalt mingid need trendikad liigutused, mis nagu inimestele nii-öelda tundub, et meeldib, sest sotsiaalmeedia söödab neile neid nii palju ette ja siis kogu aeg õpetadagi samu asju ja mitte üldse pablada selle pärast, mis ma nagu teen ja kuidas ma teen ja nii edasi, nii edasi. No ei, ma pigem kaldun arvama, et sa teed õigesti ja nagu keegi ju peabki olema see, kes siis seda sinu mõttelaadi viib edasi, siis sina saadki see olla, sul on missioonitunne, sa tahad midagi uut, sa ei taha, et inimesed peaksid mitu aastat järjest mingit sama asja õppima, nii et
sina teed nii. Jaa, aga äkki see on vale. Nagu äkki ma mõtlen valesti sellest valdkonnast. Ja kui ma ei mõtle valesti, siis see nagu tekitas muus viha ja okei, ma saan aru, kõik saavad mingi, võtad selle kombo ja üks seletab ühtemoodi, teine teistmoodi. Äkki keegi annab mingi väikese tükikese, mis sul oli puudu. Ma saan aru sellest, aga nagu ühesõnaga. Mina ütlen, sina pead tegema nii, et sina tunned hästi. Et sina ei tee nii nagu, et sa vaatad, sulle tegelikult ei meeldi, aga siis hakkad tegema. No nii ju ei jõua ka kuskile. Sina teed enda südametunde järgi ja ega paratamatult on nii, et ükskõik kus valdkonnas sa väga sees oled, siis sa hakkad nägema neid nagu mingeid negatiivseid pooli või mingeid külgi sellest asjast, mis sinule ei meeldi. Ja sa oled seal väga sees ja nüüd sa näed neid külgi. No näen tõesti ja no ühesõnaga ma võitlesin sellega. Nüüd on nagu parem ja ma olen sõnastanud välja, miks mina teen nii asju, nagu ma teen. Aga noh, ikkagi mingi kahtlusust tuli sisse, et äkki ma lihtsalt ei tea mitte midagi. Ja nagu inimestel on vahepeal siuke tunne nagu, ma olen saanud kuidagi seda vibe, et inimesed arvavad, et ma tean, kuidas asjad käivad ja et minu ja Leo konto näiteks on nii hästi kasvanud, et ma saan aru kõigest, mis maailmas toimub, kuidas kõike teha, mul on secret sauce olemas, värki, ma ei tea mitte midagi vahepeal. Nagu kõik on mingi õnne peale või katsetamise peale ja siis ongi nagu kohati see fassaad, et ma olen nii enesekindel, ma teen kõike nagu ma teaks kõike. Ei tea vahepeal midagi. Vahepeal ma olen täitsa segaduses. No jah, aga ega nii see elu ongi. Me kõik oleme vahepeal täiesti segaduses. No jah. Minu... Oi, keegi hakkas remonti tegema. Ma loodan, et ei kuule seda. Keegi kopsib. Keegi kopsib. Igal juhul minu madal hetk on see, et mul ei ole järgmist reisi planeeritud. Probleemid elus. Nagu on. Sa räägid nagu sõltlane. Ma tahan, et mul oleks oodata midagi. Kuigi siin enne. Vau. 5 minutit veel, aga loodame, et ei kuule seda. Igal juhul enne, kui me hakkasime salvestama, siis mul juba hakkas formuleeruma muidugi mõte, et äkki detsembrisse ma planeerin endale midagi. No eks vaatab, kuidas see elu läheb. Aga ja tegelikult teine asi, ma siin kohe nagu viskan mitu letti neid muresid. Mured, no reaalselt mul on mured. Mu mure, nii, esiteks see nädal, kui sa kuulate seda episoodi, siis meil on ju need Apollo üritused, Tallinn, Tartu, Pärnu. Paari päeva pärast hakkavad siis pihta nagu sellest episoodist. Selle üle me oleme elevil, see on tore. Lihtsalt natukene stress on. No väike stress on ikkagi, aga üldiselt see on nagu väga tore. Nii. Tallinna me müüsime päris kiiresti välja. Pärnu, see tundub, et tuleb siuke intiimsem istumine. Mis on ka nagu tore. Mis on tegelikult tore. Ja, aga loodame, et sinna ikkagi tuleb veel inimesi. No ostke veel piletid. Tulge veel. Tahaks näha teid. Me ei tule sinna Pärnusse nagu mingi iga kuu on ju. Üldse see aasta rohkem mitte. Ma ei usu ka, et me sinna järgmine aasta satume tegelikult. Mina ei usu. No vaadata, kuidas praegu läheb, siis võib-olla mitte. No igal juhul eks vaatame, on ju. Võib-olla ka see, et me ei tulnud suvel Pärnusse, vaid lähme praegu, on ju. Võib-olla see ka mõjutab. Aga nüüd ongi siin see nagu dilemma, et kas teha Tallinnasse üks lisashow. Nii, ja siis minu realistlik Kaisa siin sees tahab öelda ei. Aga sa tead, et see pole isegi realistlik või? Miks? Ütle, miks sa hakkad ei ütlema? No sellepärast, et iga kord, kui me teeme neid kordusshowsid, jah, okei, me oleme välja müünud, aga iga kord läheb see raskemalt kuidagi. Ja siis mul on see mõtlemine, et inimesed võivad öelda küll, et jaa, ma tulen, aga siis kui tuleb kätte see, et aga tulge nüüd, siis ei tule keegi äkki. Nii, aga tegelikult see ju pole realistlik, sest iga kord on inimesed olnud ka lisashow'l ja eelmine kord oli see väga kiiresti jällegi läbi müüdud. Okay. Nii et see ei ole see on lihtsalt minu sisemine hirm. See on hirm, jah, et äkki ei tule inimesi. Aga tegelikult Tallinnas oli kõige vähem kohti, see läks kiiresti, sellepärast mul on usku, et tuleks inimesi pluss. Me oleme tegelikult palju tööd ja vaeva näinud üldse, et see film kokku panna, kogu see asi korraldada. Ja mis seal salata, sinna on ka läinud raha päris palju. Jah, ehk siis ju tahaks midagi tagasi saada. Ja sellepärast ikkagi ma kaldun sinna poole, et võiks teha, aga üks suur veel miinuspunkt, mis selle juures on ikkagi see kingikottide sponsorite leidmine.
Et meil see millegipärast niimoodi nipsust päris ei käi. Ja, et inimesed ikkagi uksest aknast meile tooteid sisse ei loobi. Jah, et pigem tuleb päris palju vaeva näha ja otsida tikutulega, et no tegelikult kohati, olgem ausad, see on sellepärast raske, et me tahame teile ikkagi saada täissuuruses tooteid alati, me tahame teile väga häid tooteid saada, me ei taha lihtsalt mingit lilu panna. Mingit testreid ja asju. Et tõesti need kingikotid on alati hea väärtusega, rohkem kui pilet ise ja seda me tahame nagu jätkata. Ja sellepärast see on raske. Aga jah, et kuna me oleme praegu otsinud 3 ürituseks, siis lihtsalt me peaksime eraldi hakkama selleks lisashowks uuesti otsima. Et see tundub nagu üsnagi selline... No see hirmutab natuke. Aga samas, ma ei tea. Ühesõnaga, siin on teie koht ka anda teada, et päriselt tuled ka või? Jah, nagu selles mõttes, et isegi kuutähtede seis on halb, mingi üleujutus kuskil, maavärin, aga sina oled kohal nagu. Jah, et anna teada siis päriselt, et kas sa Tallinnas tuleksid lisashowle. Jah, aga siis sellega siis lõpetad oma madalpunkti mured, puistasid südant. Okei. No ma siis lõpetan kõrgpunktiga või nagu siukse pisikese toreda asjaga. Ühesõnaga, mina sain siis sünnipäevaks, mis oli juunis juba, sain Crème de la Crème'i kinkekaardid. Üks parimaid kingitusi. Ja need kinkekaardid siis kinkisid mulle 2 sõbrannat, kellega see on nagu meie teema olnud kuidagi, et me käime Crème de la Crème'is nagu nuusutamas neid lõhnasid ja valimas ja nemad on juba oma lõhnad sealt ära ostnud, mis nad välja valisid. Nüüd olin mina jäänud. Ja kuna Crème de la Crème'i lõhnad ikkagi on sellised, et sa ei lähe lihtsalt sinna ostma, vaid sa pead ikkagi committima sellele lõhnale nagu see ei tule päris, nii et ma täna läksin sinna ja ostan mingi lõhna, sa ikkagi valid seal päris hoolikalt minu arust. Ja mina selle tõttu kohati, sest et need on ikkagi päris kallid lõhnad. No need on. Ja et see kuisapäi sa ei lähe sinna ostma. Ja olin siis mina selle lõhna otsingul ja siis täpselt peale oma sünnipäeva lähen mina siis sinna poodi ja ma tegelikult juba teadsin ühte lõhna, mis mulle väga-väga meeldib, aga ma ei saa seda osta, sest see on mu sõbranna lõhn. Ja Crème de la Crème'i lõhnad on, eks ju, nišilõhnad, mis tähendab seda, et päris iga eestlane selle lõhnaga vastu ei kõnni. Mis tähendab seda, et kui see on juba mu sõbrannal, minu sõbrannad seostatakse selle lõhnaga, siis ma ei taha seda ära võtta nagu. Sest et tihtipeale meil tekivad ikkagi mingid mälestused ja lõhn on üks asi, mis tekitab meile mälestust, nagu kas siis kellestki, millestki, mis iganes. Ja ma läksin sinna poodi ja seal oli üks meesterahvas ja ma ütlesin talle, et teate, mul on siin nüüd lemmiklõhn. Aga mul on vaja, et ta soovitaks mulle nüüd midagi muud. Et mis oleks kuhugi sinna maailma, sellesse ringi. Et ta oleks nagu sarnast tüüpi nii-öelda. Aga see ei ole see lõhn. Mitte samade nootidega päriselt. Täpselt. Ja see meesterahvas siis viib mind kohe nagu, ta andis mulle väga palju lõhnasid seal nuusutada, aga viib mind selle esimese lõhna juurde, mida ta ütleb, et ma kindlasti soovitaks seda, see minu lemmiklõhn siin poes, särki. Annab mulle seda nuusutada ja mina lihtsalt täiesti mindblown, nagu mis asi see on, nagu vau. Mitte ükski teine poemüüja või nii-öelda konsultant siis ei olnud varem mulle seda lõhnaõli andnud nuusutada. Et ma olen ikkagi seal Crème de la Crème'is käinud oma sünnipäeva käinud ja siis kuidagi nagu, ma ei tea, seal anti mingid teisi lõhna mulle nagu. Eks tegelikult väga palju olenebki sellest, et kelle sa endale konsultandiks saad ja issand, kui tore, kui teil ühtib lõhna maitse, sest siis sa võid saada sealt nii palju häid soovitusi, et sa ei tea pärast, mida nende kõikidega tehagi, sest sul ei jää raha. Ja seal on tõesti nii palju lõhnasid, et nagu kui teil ei ühti need maitsed, siis sa ei pruugi isegi jõuda oma lemmik, nagu nende potentsiaalsete lemmikuteni. Aga selle meesterahvaga meil ühtis täiega. Ja see esimene lõhn jäi mind kummitama ja viimased 4 kuud ta kummitas mind. On neid 4 juba, eks ju, sest meil on 3, 4, ühesõnaga. Ja läksin nüüd siis mina sinna poodi ja põhimõtteliselt siis ma teadsin, et september tuleb selline kuu, kus ma saan nagu nii palju asju tehtud, et kui see kuu saab läbi, siis ma lihtsalt nagu aplodeerin endale, ütlen, et sa oled tubli tüüruk ja sa nüüd nagu väärid kingitust, et sa siukse kuu üle elasid. Ja ma teadsin ka eelkõige seda, et enamus minu sissetulek tuleb jälle kuu lõpus. Ehk siis mul ei olnud nagu seda vaba raha, mis ei ole mõeldud nagu essentials.
eluks vajalike asjade peale, nagu toit ja asjad, mul niisugust vaba raha ei olnud. Ilusate asjad raha ei olnud. Ja. Nii et ma läksin oma elukaaslase juurde ja olin nagu, et kuule, kas ma võin sult laenu võtta, et maksan sulle sellel ajal tagasi, kui tuleb see raha, bla, bla, bla. Ma nagu teadsin, ma tean kõik, kuidas mul see kuu läheb. Oota, sul hakkasid aeguma need kinkekaardid hakkasid aeguma täpselt selle tõttu, see oli ka nagu urgent. Issand, ma unustasin täitsa öelda seda. Jah, ja selle tõttu ma pidin selle laenu võtma. Ma mõtlesin jah, et issand, vennal hakkas eriti põlema nüüd on ju, et nüüd mul on vaja. ei, kinkekaardid hakkasid aeguma selle tõttu. Okay. Ja mu elukaaslane siis laenas selle raha mulle ja mina siis lähen sinna poodi värki-särki ja seal poes juhtus olema seesama müüja, kes mulle soovitas seda lõhna ja ma lähen sinna, ma olen nagu teate, ma tean täpselt, mis ma tahan ja ma ütlesin, ma tahan seda ja ma ütlen tal nimega Mind Games French Defense, nii et sellel lõhnal oli ka mingi tähendus ilmselt. Saatus. Defense on nagu väga teemas praegu ja ütlesin talle, ta ütles, et jaa, oi, see on mu lemmiklõhn, ma ütlesin, et jaa, et teie soovitasite seda mulle ja bondisime seal ja siis nüüd paar päeva tagasi mina käisin siis tantsimas ja panin selle lõhna peale, sain väga palju komplimente. Nii mina täiesti sillas, lähen koju, ütlen elukaaslasele ka, et tead, oh my god, et kõik komplimenteerisid, et nii hea lõhn, et särki ja noh, mu elukaaslasele ka tõesti meeldib see lõhn, et ta on nagu, et okei, no tõesti on hea lõhn. Aga kuna see hind nagu on nii kõrge, siis ta on nagu mingi, et no see ei ole nii eriline ka, et siukest hinda maksta. Et see ei ole päris nagu 1-ga algav number, see on nagu 2-ga algav number. Ja kui ma olin nii-öelda koju läinud, siis järgmine hommik tuleb tema siis minu juurde, ütleb, tead Kaisa, see lõhn, eks ju, see raha, siis ma olin, jaa, ma annan sulle. Siis ta oli, ei, ma teen selle sulle kingituseks, unusta see raha ära, see ei ole võlg, mitte midagi, see on sulle minu poolt siis kingitus. Sain nagu, oh my god. Minul oleks nüüd ka vaja meesterahvast, kes tahab mulle lõhnasid kinkida. Aga see on ju Kaisa, maru lihtne. Ma annan sulle süsteemi. No nii. Nii, kuidas ta tuleb. Kunagi oli sellest nii teema, ma mäletan, et nagu proovi ära, et tšikid panid oma selle Amazoni listi, panid nagu lingina oma Insta-biosse ja siis mehed said nagu osta ja saata neid kingitusi. Ja nüüd kujuta ette, et sa teed niimoodi, et sa paned oma nagu lõhnade nimekirja, kõik nagu need lingid ja siis sa paned nagu selle postkasti, kuhu selle saata. Tead, mina ei usu, ma elan kuskil teises maailmas kui need tšikid, kellel neid asju saadad. Kes see tahab lihtsalt oma raskelt teenitud raha panna mingisuguse lõhna alla, mida mina tahan ja siis saadab mulle selle? Äkki sul on siuke austa, sa lihtsalt ei ole teadlik? No ma tõesti siis ei ole teadlik. Proovid ei taha või? Ma ei tea. No ei, no ma võin selle lingi panna, ma panen siia descriptionisse ka kohe. Okei, no vaatame, kuidas see läheb siis. Raudselt praegu mõned teist, kes YouTube'ist vaatavad, läksid vaatama, kas seal description. Jaa, raudselt. Et noh, teeme siis jah nii, et äkki kui teil on mingi rikas sõber, kes lihtsalt tahab nagu raha lennutada kuskile, et te võite talle ka nagu lihtsalt nagu hintina saata, et siin on üks tüdruk, kes nagu tahab lõhna, et kui sul lihtsalt on üle, vaata, sa võid talle saata, et äkki nad ise ei jõua siia episoodini või sinna linkideni. Ja, vend teebki ära selle. Aidake kaasa siis, on ju. Täna me tahame teiega katsetada uut segmenti. Eks nüüd oleneb, kas teile see meeldib või mitte, et kas me teeme seda veel, aga meile endale tundub see väga põnev. Ja segmendi nimi on? Segmendi nimi on Kas ma olen sitapea? See tegelikult siis tuleb inglise keelest Am I the asshole ja me hakkame lugema Reddit stories'id, kus siis inimesed kirjutavadki sinna mingi situatsiooni ja küsivad seal lõpus, kas ma olen sitapea. Et ma niimoodi tunnen, teen, käitun mis iganes. Jah. Et see on välismaal üsna selline juba populaarne või populaarsust koguv ma ei tea, segment või selline kontseptsioon. Aga minu teada meil Eestis seda ei tehta, vähemalt ma ei ole näinud.
ja mõtlesin, et prooviksime siis ka. Nüüd probleem on selles, et lood on ju inglise keeles, aga podcast on meil ikkagi eestikeelne. Seega me oleme lasknud ChatGPT-l need ära tõlkida ja me proovime neid lugeda võimalikult normaalses eesti keeles, aga kui juhtub... Et midagi kõlab natuke naljakalt, siis te teate, et see on lihtsalt see AI siin. Jah, ja me üritame anda oma parima, et see oleks eesti keeles kõik ikkagi normaalne. Ja kui me need lood oleme või loo oleme teile ära lugenud, siis ilmselgelt me arutleme selle üle ja siis me anname oma hinnangu ka, et kas meie arvame, et see inimene on sitapea või mitte. Kumb alustab? No ma näen, et sa oled juba nii kihised ja see oli sinu mõte ka, et proovida sellist asja, nii et lase tulla. Okei. Mina, 30-aastane mees ja mu naine, 28-aastane, oleme olnud koos 6 aastat. Kui me esimest korda kohtusime, siis oli ta väga sale. Ta on selle aja jooksul juurde võtnud mitte palju, aga piisavalt, et tal on nüüd mõned kurvid ja ta näeb väga hea välja. Ma ei muudaks tema juures midagi. Mind ei huvita, kas ta on suur või väike, ta on minu elu armastus ja ma jumaldan teda. Selle aasta alguses sain oma kodulinnas tööpakkumise. Teeniksin peaaegu 2 korda rohkem kui praegu, kui selle vastu võtaksin. Oleme püüdnud oma maja välja maksta, see tähendab siis nagu pangalaenu ära maksta. Seega mõtlesin, et see töö aitaks. Mu naine jäi koju ja hoolitseb nüüd siis kodu eest. See sobib meile. Rääkisime sellest, kuidas see meie elusid mõjutaks ja aprillis oli meil plaan valmis. Ma kavatsen nädala sees olla oma vanemate juures ja siis selle töökoha siis vastu võtta ja seal tööd teha ja nädalavahetustel olen kodus naise juures. Esimesed paar kuud olid väga rasked, kuid ma nautisin igat hetke, mis ma oma naisega sain veeta. Muutus näis aga mu naisele halvasti mõjuvat. Ta lõpetas sõpradega väljas käimise, ei teinud enam meiki ja eesti keeles nüüd see kõlab naljakalt, ei kandnud enam kitsaid riideid. Ma ei tea... Nagu skin tight clothing või? Ja, midagi sellist. Liibuvaid riideid ei kandnud. Mind ei häiri, et ta enam end üles ei löö, kuid on valus näha, et tal on raske. Möödunud kuul otsustasin septembri esimeseks nädalaks töölt vabaks võtta, sest mu naise sünnipäev oli 4. septembril ja mõtlesin, et see oleks tore üllatus talle. Käisin nädal enne seda poes, et kingitust valida. Leidsin Victoria's Secretist pesukomplekti. See oli heleroosa naise lemmikvärv, korsett ja heleroosast stringid. Mu naine armastab korsette ja peaaegu kõik tema aluspesu on stringid. Ostsin talle ka mõned ehted, lilled ja uue Ninja blenderi, sest ta mainis nädal varem, et tahaks seda. 31. augustil alustasin sõitu koju. Ütlesin oma naisele, et võtsin terve nädala vabaks, et tema sünnipäeva koos temaga veeta. Ütlesin talle, et kingitused on autos, kuid ta peab ootama oma sünnipäevani, et neid avada. Ta palus mul lasta need kohe avada. Nii et tegime seda. Ta jõudis viimase kingituseni, pesuni ja rebis koti lahti. Algul naeratas, kuid siis vaatas seda hetke ja tema naeratus kustus. Küsisin, et mis juhtus ja ta lihtsalt ütles, are you serious? Nagu tegelikult ka või? Jah, tegelikult ka või. Et S-suurus. Ütlesin talle, et see on see suurus, mida ma olen alati talle ostnud ja et me võime selle tagastada ja suurema suuruse võtta. Ta hakkas nutma ja läks meie tuppa ning lukustas ukse. Magamistuppa siis. Pärast seda, kui palusin tal mind sisse lasta, tegi ta lõpuks ukse lahti ja ma läksin teda kallistama. Ta karjus mulle, et ära puuduta mind, mis oli minu jaoks väga ootamatu ja viis mind endast välja. Ütlesin talle, et mõtlesin selle kingituse üle kaua ja põhjalikult, et ta armastab korsette, talle meeldib roosa värv ja ta kannab stringe. Ta karjus, et mis ma olen, sinu väike lits, kas ma olen sinu jaoks lihtsalt objekt. Olin nii segaduses ja ütlesin talle, et ta pole mitte ükski neist asjadest ja kui tal on kingitusega probleem, saaksin selle kohe tagastada. Ta ütles mulle, et ma läheksin ära, ütles, et ma rikkusin tema sünnipäeva ja soovis, et oleksin oma vanemate juurde läinud. Vanemate juurde jäänud. Kas ma olen sitapea? Oota, mul oli nüüd natukene segadus. Nii.
ta mainis, et okei, et see naine on juurde võtnud seal loo alguses ja kuni loo lõpuni ma olin nagu, miks see oli oluline detail. Sest et see naine pole ise ju kommenteerinud seda, vähemalt ta ei andnud detaile, et naine oleks sellest probleemi teinud. Kas nüüd siis sellest ta võtab selle nii-öelda, et see oli oluline detail sellepärast, et ta reageeris niimoodi, et nagu nii väike suuruspesu, et tähendab, et teda häirib, et ta keha on muutunud või? Jah. Okay. Ja ma saan ka aru seda, et sellepärast ka mainis ilmselt, et noh, et ta ostis S-suuruse, et varem see sobis on ju, et ta sellepärast ostis, et ta on varem seda ostnud ja et nüüd see enam ei sobinud siis. Okei. Wow. Oot. No ma saan nagu, ma saan sellest nagu naise reaktsioonist selles mõttes aru, kuidas nagu see võib, noh, kui sa oled nagu emotsionaalne ja juba ise võib olla nagu rahulolematu ja siis, kui sa vaatad seda S-suurust pesu, mis sulle selga ei lähe, siis see lihtsalt nagu tekitab mingi veel rohkem selle, kui sul endal juba on sees see tunne ja selle tunde, et mingi oh my god, et noh, ma olengi mingi paks ja et kas sa üritad mulle nagu mingit signaali nüüd anda selle väikse suurusega. Aga samas ma mõtlen, et kui ta nagu, ma muidu arvaks sama, kui see oleks esimest korda, kui see mees kingib pesu, aga nüüd siit loos saan ma aru, et ta on seda varem teinud ka. Tundub ja siis pole probleemi olnud. Ja. Nii et see on ikkagi selle naise peas on midagi nagu pahasti sellel hetkel. Ja, no muidugi ma mõtlen, et see mees nagu kirjeldab seda, et noh, et ta on nagu mõne aja jooksul juba juurde võtnud. Et kui sa seda tegelikult nagu, kas ta siis on seda jooksvalt teadvustanud ja kui ta on, kas ta siis ise ei mõelnud, et ta peaks suurema suurus. Aga tead, ma arvan, et mehed nagu ka ei julge mingid suuri suuruseid osta, sest et siis seal on nagu, mis sa ütled, et ma olen paks, vaid sealt igat pidi oleks tulnud probleem. Et kui inimesel on endal ebakindlus sees, siis sealt igat pidi võib tulla probleem. Aga nüüd siin on lihtsalt nagu jah, veel see nagu aspekt, et nagu just kui jäi on ju mulje, et ta on varem seda pesu kinkinud, aga miks nüüd see mõjub nii, et kas ma olen su väike lits, et kas ma olen lihtsalt objekt su jaoks, et kas see on siis kõik nagu tema selle naise ebakindlusega seotud või miks selline reaktsioon? No vot, kohati ma tunnengi, et sellel naisel on midagi on seal peas nagu pahasti, aga jah, et see on nagu mingi ajaga siis süvenenud mingi probleem, aga nüüd ülihalb on selle juures see, et me saame nagu selle mehe poole siit. Ja me ei tea seda naise poolt. Jah, et me tegelikult ei tea, et äkki see mees, sest et see mees toob välja seda kaaluasju mitte korda, äkki ta on kommenteerinud üldse varasemalt seda. Et võib-olla ta on juba mingeid varem mingeid väikseid kommentaare öelnud kuskile ja siis selle naise peas on juba mingi, et oh my god, ma ei meeldi talle enam. Et no võt ei tea jah, et kui siia ta küll kirjutab, et ma armastan teda ükskõik mis suurusest ta on, võib-olla ongi nii. No võib-olla on nagu selle naise enda peas nagu see probleem. Ma arvan küll ja see reaktsioon tundub minu jaoks nagu, noh, sa ei saa kunagi öelda, et keegi reageerib üle, sest tema jaoks see võib olla väga suur asi. Aga no sorry, minu isikliku arvamusega, et sundida meest minema ta vanemate juurde selle tõttu, kuid seal ei ole varasemalt olnud mingeid kommentaare. Oletame, et see kõik on nii, nagu see mees on kirjutanud. Et ta on olnud mingi ülilaving ja nagu ja et ta aktsepteeribki oma naist nii, nagu on. Ta ei kommenteeri seda naise mingit välimust ja keha, mis iganes. Siis tunduks nagu, et mis... Nagu ebaratsionaalne. Aga nojah, et kas ma olen sitapea, et ma ostsin oma naisele vale suuruse aluspesu ja rikkusin tema sünnipäeva. No selles suhtes, et sa rikkusid ta sünnipäeva lõpuks tundub, aga lihtsalt tahtmatult. Et aga ega siis ongi lihtsalt rääkida sellest olukorrast ja nagu aru saada, et miks see niimoodi läks. Kuigi see tundub, et seal tuleb nagu oodata, et see naine maha rahuneb, sest et tundub, et see nii-öelda naisterahvas ei ole selline, kellega sa saad kohe asjad ära rääkida. Jah, et ta oli väga nagu emotsionaalne selles hetkes, et siis võib-olla oodata nagu paremat hetke, kui on nagu maha rahunenud see teema. Jah. Ehk siis ei ole sitapea. Ei ole minu arust. Kui on nii, nagu ta kirjutab, aga samas ta tõi detailselt ikkagi, et ta ei meigi ennast enam ja bla. Kohati tundub minu jaoks nagu mingid märgid. Asjad, et miks sa üldse nagu siis ütled neid? Miks sa üldse selle nagu kirja pannud? Tähendab, et sinu jaoks on oluline, see naise välimus, bla. Nii et kui me võtame lihtsalt objektiivse hinnangu, me ei tea midagi muud peale selle, et mis siin kirjas on, siis ma ütlen, ei ole sitapea. Aga nagu kui ma võtan mingi loen sealt ridade vahelt mingeid asju, siis... Seal võib olla võimalus, et ta on. Ta on nagu lihtsalt sitapea, aga mitte selles olukorras, et igatpidi see olukord, ma usun, et tegelikult ta tahtlikult ei võtnud seda väiksemat suurust, ma tegelikult päriselt arvan ka, et mehed lähevad sinna poodi ja nad lihtsalt
võtavad midagi. Et see, et ta juba mõtles mingile värvile ja mis selle naisele meeldib, see on juba nagu tegelikult väga suur asi. Tundus, et seal taga oli hea mõte. Et ta tahtis ju head. Nii et jah. Okei. Kas sul lugesid pealkirja ka või? Jah. Okei. Kas ma olen sitapea selle tõttu, et ma palun oma tüdrukul maksta renti poole rohkem? No nii. Minu tüdruksõber ja mina jagame üüri pooleks, sest kuigi tema teenib 2 korda rohkem kui mina, on tal ka hullumeelsed õppelaenud. Kuna tegu on USA-ga, siis seal on nagu need õppelaenud on nagu mingi 100 000 reaalselt. Annan siis kontekstiga. Ta on anestesioloog ja õde ja teenib $150,000 aastas. Mina aga $80,000. Nõustusin maksma poole, kuna see mahtus minu eelarvesse, aga ta sai oma õppelaenud 5 kuud tagasi tasutud ja nüüd arvan, et oleks aus, kui ta maksaks rohkem. Ta maksis pärast õppelaenu tasumist? Ei, siin on mingi jällegi ChatGPT nüüd, nii et ma üritan kohe kiiresti selle teha eestikeelseks lauseks. Okei, tal olid suured laenud ja põhimõtteliselt siis õppelaenude alla iga kuiselt läks tal $7,000. See on see mõte, mis siin siis on. Mis jättis talle elamiseks vähe raha, aga nüüd ta elab täiel rinnal. Viimastel kuudel on ta ostnud endale täiesti uue garderoobi, kalleid töörõivaid ja kogu uue meigi komplekti, ehk siis palju uut meiki. Ja nüüd ütles ta mulle, et kavatseb endale ka uue auto osta. Tema auto on küll vana, aga ta ostab endale täiesti uue. Ma tunnen, et ta naudib oma raha liiga palju, samal ajal kui mina maksan sama summat, kuigi mul on poole väiksem palk. Me mõlemad maksame $1,000 pluss kommunaalkulud ja ma palusin tal maksta $1,400, kuna ta teenib nii palju rohkem. Ta sai vihaseks ja ütles, et maksis pool ka siis, kui ta oli veel tudeng, mis tõttu on tal nüüd nii suur õppelaenu. Ma ei saa, okei. Aga me kolisime kokku 4 kuud enne tema laenude lõpetamist ja ta pole kunagi palunud mul tema makseid ise katta, ehk siis ta pole mehelt abi kunagi palunud. Ma tunnen, et ta kasutab seda ettekäändena, et mitte rohkem maksta. Tõsi on, et ma suudan oma makse tasuda, aga õiglus silmas pidades arvan ma, et ta käitub valesti, kui keeldub rohkem maksmast. Mul on oma arvamus sellega juba. Seal on mingi kadeduse uss, et tüdruk saab, et ta saab elada head elu. Ja et mees nagu põhimõtteliselt jah, et ta mingi vist ei virel, aga tema ei saa niimoodi elada. Mis sina siis arvad, et kas oleks niimoodi aus, et kes teenib rohkem, see ka maksab rohkem? Ei. Kui on tehtud kunagi kokkulepe, et me maksame pooleks, siis see on võrdsus ja see, kui palju keegi teenib, ei peaks absoluutselt seda mõjutama. Ma arvan, et ainult siis oleks see okei, et see, kes teenib rohkem, maksab rohkem, on siis, kui teine pool vireleb tõesti nii, et ta ei suudagi maksta. Siis nagu väga armas oleks, kui elukaaslane on, et ma võin sinu eest hoolitseda. Mis iganes siis, kas on see mees või on see naine, et nii-öelda sellest olukorrast välja saada. Et see ei... Nii-öelda, kui on mees näiteks, kes tahabki naisest hoolitseda, siis see olukord võib jääda püsivaks. Aga kui vastupidi, et naine hoolitseb mehe eest ja mehele see ei meeldi, siis ma arvan, et naine võiks seda teha seni kaua, kuni nii-öelda siis see mees tuleb sellest halvast olukorrast välja. Ma ei tea, kus nad elavad. Ja ma ei tea täpselt, mis nagu need kulud ja asjad kõik on. Aga kui see mees saab 80,000 aastas, siis see tähendab, et ta saab 6,600 kuus. Ja see oli 1000 siis. Sellest maha. No, jällegi. 1000 pluss kommunaalid, nüüd pane mingi 1300 maha. Nii. No, see on 5300. No, üle 5000 jääb tal alles. No, ma ei tea, mis need igapäeva, mis lisakulud seal veel on ju, aga... Kõlab nagu, et ei ole väga shabby life, nagu ei ole süke, et sa vireled. Kõlab nagu, et sa ei peaks laskma oma tüdruksõbral nüüd rohkem maksta lihtsalt, sest et ta... Tüdruk teenib 10 000 või 12 000 kuus. Jaa. Aga ta on nagu, ma ei tea, mul on... See on kahtlane. Mul on nagu veits see ka, et iga... No nii. Ma ei tea, see on tegelikult võib-olla kompleksem kui see, mis ma nüüd välja tahan öelda, aga igaüks on oma õnne sepp, on ju, see tüdruk on vaeva näinud, et saada seda palka ja seda tööd teha, mis ta nüüd teeb. Tal on ju õigus sellele rahale siis. Sina ka tee siis paremini, et sa saaksid ka siis endale kõiki neid asju osta. Või nagu mitte nüüd, et sa hakkad teisele poolele ütlema, et maksa nüüd sa rohkem, et sa nii hästi elaks. Et seal jah, see tundub kadedus. See, kuidas see kõik on kirja pandud, tundub niimoodi. Mis ta kõik välja tööd, ta on ostnud uue meegi, ta saab endale uue auto. No issand jumal, inimene lõpuks saab elada nii, et ei pea ennast surnuks maksma.
nendel koolilaenu on ju. Yeah. No las ta elab. Jah, nagu selles mõttes ma saan aru, et kindlasti keegi nüüd ütleb, aga mehed peavad ju tihti naiste eest rohkem maksma ja üldse maksma niisuguseid asju rohkem. Ma saan aru sellest, aga kui on tehtud paaride vaheline kokkulepe pooleks, siis see ei tohiks muutuda sellega, et kes on edukam või kes mitte. Ja nendes suhetes, kus need mehed maksavad rohkem või teevad välja ja mis iganes. Nad tahavad ma seda loodan teha. siis, et nad tahavad nii teha, et minu poolest peaksid kõik inimesed olema suhetes niimoodi, et nad on seal rahul selle olukorraga, kuidas asjad on. Kõik, mehed, naised, vahet pole. Ja ta küsib siis, et kas ta on... Asshole selle pärast, et ta tahab, et naine maksaks rohkem. On. Vaata, ja tead, nüüd tekib see olukord. Nii. Me ei ole seekord sisse võtnud kommentaare, mis seal postituse all on. Veits tahaks teada. Nüüd tahaks. Ma ei tea, kas ma leian üles, ma ei usu. Jah, et võib-olla me saame järgmine kord nagu seda teha. Muidugi siis need on ju ka kõik inglise keeles on ju. Ja. No aga siis tuleb lihtsalt neid lugeda inglise keeles ette, et mis seal ikka. Jah. Et see on ka põnev aspekt, et mis teised inimesed arvavad. Ja siin tuleb lihtsalt kogu aeg neid nii juurde, kui ma hakkaks praegu otsima, siin on näiteks mingi 5 minutit tagasi tulnud uus, neid tuleb nagu kogu see on väga populaarne kategooria. Nii et seal kogu aeg möllatakse. Okei, no see oli päris põnev. Oli. Nii, vaatame, mis minul siin järgmiseks on. Kas ma olen sitapea, sest et ütlesin oma sõbrale, et mul on kahju, et tema vanemad ei armasta teda nii palju, kui minu vanemad mind. Mina, 22-aastane naine ja mu sõber Amy, 22-aastane naine, kohtusime ülikoolis. Hetkel oleme oma viimases ülikooli semestris. Ma elan üksi, kuid tema jagab oma korterit 2 teise inimesega. Me pole kunagi oma rahaasjadest eriti rääkinud, aga tean, et meie mõlema vanemad maksavad hetkel meie üüri. Probleem algas siis, kui rääkisime oma tulevikuplaanidest. Ütlesin talle, et plaanin saada töö ja samal ajal magistriõppe teha, et natuke raha kõrvale panna ja ka lõpuks raha teenida, mida kulutada asjadele, mida ma armastan ning reisimiseks. Ma siis siit loen välja, et ta praegu ei käi kooli kõrvalt tööl, et ta nagu mõtleb siis minna ja et siis mida ta selle rahaga teeb. Ta naeris minu üle ja küsis, millist palka ma osalise tööajaga töötades ootan, et suudaksin kõike seda endale lubada. Kehitasin õlgu ja ütlesin, et mul pole tegelikult mingeid kulusid, mida peaksin katma, ainult toit. Ta oli šokeeritud ja küsis minult üüri ja muu kohta, mille peale vastasin, et minu vanemad maksavad selle eest. Seejärel hakkas ta pidama loengut täiskasvanuks saamisest, kuidas ta ei jõua ära oodata, et oleks iseseisev ja kuidas ta ei taha oma vanematelt raha võtta ja muud sellist. Enamasti lihtsalt noogutasin ja kuulasin teda, kuid siis ütles ta midagi sellist. Ma tunneksin end sinu asemel halva tütrena. See pani mind tõesti end ebamugavalt tundma. Minu vanemad tahavad maksta minu korteri eest. Nad saavad seda endale kergesti lubada ja ma pole see inimene, kes oleks tänamatu selle üle, et mu vanemad aitavad mind. Veedan nendega palju aega. Tean, et neil pole rahapuudust. Nad reisivad, omavad oma maja ja neil on hea pensioniplaan. Neile ei tee minu eest maksmine probleemi ja mul pole ka probleemi seda vastu võtta. Meil on hea suhe. Ma tean, et see ei kesta igavesti ja ma ei ootagi seda. Lihtsalt mõned aastad, kuni ma oma kraadi saan ja kõrgemalt tasustatud töö saan. Ma ärritusin ja ütlesin talle, et ta lõpetaks selle teema, räägime millestki muust. Kui ta jätkas, kuidas tema vanemad tahavad, et ta oleks päris täiskasvana, kuidas mul ei tekigi ambitsiooni, kui ma raskusi ei koge ja veel palju muud mõttetut. Lõikasin ta lihtsalt läbi. Ja ütlesin. Segasin talle vahele. Ma ei tea, võib-olla mu vanemad armastavad mind rohkem kui sinu vanemad sind, seega nad tahavad minu eest maksta. Mul on kahju selle pärast. Kas me saaksime nüüd millestki muust rääkida? Me pole sellest ajast saati rääkinud ja mul on halb tunne, sest tean, et armastusel pole rahaga mingit pistmist ja tagasi vaadates oli see väga ebaviisakas asi, mida öelda. Aga ma ütlesin seda lihtsalt selleks, et ta vait jääks, sest ta solvas mind ja nimetas mind ära hellitatuks ilma põhjuseta. Ma polnud see, kes seda vestlust alustas ega uurinud tema rahaasjade kohta. Tema oli see, kes seda jätkas. Sellest päevast alates on mul kõhus keeruline halb tunne ja ma tõesti ei tahtnud teda solvata. Nende lugudega on suht kerge tekitada siin endale ikkagi kohe see esmane reaktsioon nagu.
mul on jälle sellega arvamus. No nii. Ma arvan, et ta lihtsalt tegelikult ütles väga halva lause oma sõbrannale, sest et mis siin erinevus mul tunnet on see, et ühe vanemad lihtsalt on paremal elujärjel kui teisel ja okei, võib-olla nagu on see soov, et sa tahad, et su laps saaks ise maailmas hakkama värki-särki ja sellepärast sa ei toeta, aga võib-olla on tegelik põhjus ka see, et sa lihtsalt ei saa seda lubada ja selle tõttu sa sunnid oma last ka nagu nii-öelda iseseisvaks saama, et sa ise saaks maksta, sest et me ei saa eluaeg sinu eest maksta. Nüüd mu arvamus on veel see, et või nagu küsimus, nagu kas sina judge'iksid oma sõbrannat, näiteks mind, kui minu vanemad maksaksid mu elu eest praegu? See on jah vist. No, selles suhtes, et ma tajuksin väga selgelt meie erinevust. Et meie elud on erinevad ja meie struggle'id või raskused elus on erinevad. Et ma tajuksin seda, oleneb nüüd, kuidas sa ise selles olukorras oled, et kas sina kogu aeg viitad meile, kui et me oleme täiesti samas olukorras, meil on kõik ju sama raske, sama, siis ma üritaks sind maa peale tuua. Et nagu ei ole ikka päris nii. Aga see on nagu see, et praegu nad on ju samas seisus. Ja siin tundus, et see teine sõbranna siis on võib-olla kade, et temal edaspidi ei maksta. Ja siin on mu küsimus, kas see on kadedus või ta tegelikult lihtsalt elab täiesti teist reaalsust. Sest et nagu see tüdruk, kellel on nii-öelda eluaeg makstud kõike, see ongi normaalne ta jaoks, see on nii tavaline asi. Aga see tüdruk, kellel ei maksta ja keda õpetatakse, et sa pead iseseisva olema, tema jaoks on normaalne see, et mis mõttes sa lased oma vanematel edasi maksta. Et ma arvan, et nad lihtsalt elavad kahes täiesti erinevas reaalsuses ja kahes erinevas nagu mõtteviisis. Ma arvan ka ja ma arvan, et lihtsalt nagu see vestlus läks inetuks ja ma arvan, et seal nagu mõlemad oleksid saanud nagu paremini käituda. Et ei ole vaja peale suruda oma arvamusi teisele, sest et see sõbranna, kelle vanemad siis ilmselt ei ole nii hea järjel, see Amy, tema nagu ju hakkas nagu sellest teisest tekitama seda halba tunnet, vaata, ta ütles, et sa oled mingi halb tütar või midagi, et sa võtad seda vastu, on ju, ja et näe, sul ei tekigi mingit ambitsioonikust ja värki. Et nagu tegelikult meil ei ole vaja nii kaugele minna. Ei, tegelikult see ei ole isegi meie asi kommenteerida sellised asju. Sa võid mõelda seda. Kellelgi pole kontrolli su mõtet üle. Aga mis see nagu aitab, on ju, kui sa selle nüüd hakkad seda teisele inimesele ütlema? Ilmselgelt ta läheb nagu defensi. Jah, kaitsema hakkab ja hakkab ründama, aga äkki ta lootis mingi, et äkki sellega ta mingi lööb sinna pähe natukene tarkust, et näed, et tegelikult elu käib nii, et me peame ise hakkama saama ilma meie vanemat. Aga tundub, et see, kes selle siia kirjutas, ega ta nüüd ka täiesti pilvedes ei elad, ütles, et kuni õpingute lõpuni umbes või et ta ikka tahab ka iseseisvaks saada, et ta ei olnud see, et ma tahangi elu lõpuni lulli lüüa, on ju. Et kas see nagu, ei ole tegelikult väga vajalik, eks siuke teema nagu toobki tüli, aga absoluutselt see nüüd, kes selle siia kirjutas, kindlasti ta ei oleks pidanud ütlema seda, et mingi mu vanemad armastavad mind rohkem. Jah, aga ma arvan, et see tuligi sellise rünnak. See tuli hetke emotsioonist, ta muidugi võit lihtsalt. Ja, et ta palus juba varem seda teemat lõpetada, sõbranna ei kuulanud, läks edasi ja siis ilmselt ta nagu emotsiooni ajal ütles siis selle. See oli jah vale asi, mida öelda. Ilmselt, kui nüüd, ma ei tea, keegi ei küsi lahendust, aga kui siin oleks nagu lahenduse pakkumine, siis mina tema asemel, kuna ta ka tunneb ennast halvasti selle kommentaari pärast, siis ma läheksin selle Amy juurde ja ma ütleks, et kuule, et see meie vestlus on ju, et see, mis ma ütlesin, oli tõesti täiesti out of line ja nagu see täiesti mitte vajalik tegelikult. See ei loe, siin armastusega pole midagi pistmist, aga lihtsalt, et nagu selgituseks siis see, mis sa mulle ütlesid, et see riivas mind, et see tegi mulle haiget, et sa arvad, et ma olen mingi halb tütar, et lihtsalt meil on erinev situatsioon. Erinev arusaam, kuidas nagu õigesti käituda või mis on õige ja vale. Et lihtsalt nagu me võime ju erineval arvamusel olla, aga me ei pea nagu üksteist solvama ja kuidagi nagu niimoodi. Jah, ma nõustun, aga kas ta on siis sitapea? No see lause on küll sitapea lause, aga et ta viidi sinna punkti lihtsalt nagu, et see sõbranna ise on ka süüdi, et niuke asi juhtus. Mina tahaks öelda, et tegelikult siin vist mõlemad lihtsalt on mõlemad. Jah, võib-olla siis, et mõlemad on sitapead. Jah. Okei. Minu oma.
ma ei tea, kas ma selle pealkirja muidugi panin, aga ma saan siis öelda nagu selle, mis see oli siis. Ja ma mäletan küll. Ehk siis pealkiri oli siis, kui ma on top of my head tõlgin selle ära, oli see, et kas ma olen sitapea, sellepärast, et ma tahan, et mu abikaasa oma hobi vähendaks või nagu hobitegevust vähendaks. Okay. Olen 33-aastane naine ja elukaaslane on 33-aastane mees. Nad on abielus olnud peaaegu 8 aastat, kuid koos on olnud juba 12 aastat. Meie suhe on enam-vähem korras. Me tülitseme nagu tavalised paarid. Hiljuti leidis mu mees mingisuguse telefonimängu. Ma isegi ei tea, mis mäng see on, milles seda on väga süvenenud. Selle mänguga käib kaasas ka mingi, siin on siis öeldud liit inimesi, aga siin on tegelikult mõeldud seda chat room'i. See vaata, mis on tihti nendes online mängudes. Neil on mängusisene vestlus ja lisaks ka Discord, mis on see osa, mis mind häirib. Mis on Discord? See on mingi eraldi platvorm, kus inimesed suhtlevad. Ma ei ole seal käinud. Mulle tundub, et seal on nagu mingid kommuunid. Mingil saatel äkki on oma Discord või mingi meil võiks taskusõbrannade Discord olla. Midagi sellist. Sellel mängul siis on oma Discord, kus nad inimesed siis räägivad selle mängu teemadel. Jah, nii. Viimaste nädalate jooksul on mu mees hakanud selles vestluses filme ümber kirjutama, veetes tundide kaupa aega nende lugude kallal. Algul lasin sel minna, mõeldes, et see vaibub ja ta liigub edasi, nagu tavaliselt juhtub telefonimängudega. Ühel ööl ärkasin keset tööd üles ja nägin, et ta istub pimedas elutoas ning rääkis nendega Discordis. Ta oli minuga voodisse tulnud, aga oli hiljem üles tõusnud pärast seda, kui ma olin magama jäänud. Selles grupis on 2 tüdrukut ja vähemalt 1 poiss. Mees siis. Ta ütles mulle, et on peaaegu valmis ja käskis mul tagasi magama minna. Sel hetkel olin ma juba ärevuses, mõeldes, et mis toimub, see on veider. Ta rääkis valjult, ilmselt sellepärast ma kärkasin ja olin ärritunud. Möödus veel tund ja me läksime tüllisele üle, et on kell 2 öösel ja ta pidi homme lapsi vaatama, kui ma olen tööl. Lõpuks tuli ta kell 2:40 voodisse. Sellel päeval tegi ta igasugused majapidamistöid, mida ta tavaliselt ilma palumata ei alustaks, mis pani mind kahtlema. Samal õhtul, kui ma vanemat last magama panin, küsis ta, kas mul oleks midagi selle vastu, kui ta nende inimestega hüppaks kõnesse siis jah. Kui ma mainisin, et tahaksin temaga aega veeta, pani ta sellele ajapiirangu. Ma olen ausalt öeldes lihtsalt maruvihane sel hetkel. Järgmisel päeval veetsin ma tüdrukutega aega, tegime igasuguseid asju ja lõpuks olid kõik magama läinud, ehk siis ta lapsed, ma mäletan. Me olime arutanud, et vaatame koos filmi. Siis kuulen ma. On jutuaeg, inimesed ootavad oma lugu. Siis sain teada, et ta kirjutas ümber filmi Vow, selle filmi Jennifer Lopezi ja Owen Wilsoniga. See on vist see, kui mingi abielu või mingi asi on. Ei tea üldse. Ma kutsusin teda korrale ja küsisin, kuidas see on sobilik ja miks need inimesed on tähtsamad kui koos oma naisega aja veetmine. Tal oli terve päeva aega teha, mida iganes ta tahtis, aga nüüd, kui mina tahan tema tähelepanu, on ta hõivatud. See lõppes sellega, et ta jätkas oma loo kirjutamist, aga ma vaatasime poole silmaga jalgpallimängu. Kui ma voodisse läksime, logis ta jälle rumalasse Discordi, seekord ilma rääkimata. Ehk siis nemad omavahel vist rääkinud või ei? Et ta seal Discordis ei vestelnud siis kellegagi, tundub nii. Sama asi juhtus eile õhtul, välja arvutud see, et kui me voodisse läksime, tegime lihtsalt oma asju. Mina läksin magama ja tema läks oma uute Discord sõpradega vestlema. Nii et viimased 4 ööd, millest ma teadlik olen, on see Discord võtnud üle meie ainsa lastevaba aja või uneaja. Ma olen palunud tal seda vähendada ja saan vastuseks, et inimesed ütleks, et see on tervislikum kui lihtsalt mängida mängu, kus sa ei suhtle kellegagi. Need inimesed on ka julgustanud teda ostma PlayStation 5, mille jaoks meil praegu raha ei ole. Nii et ma arvan, et võib-olla olen mina see halb inimene, sest palusin oma mehel öiseid vestlusi ja jutuaega vähendada ning rohkem minuga aega veeta. Ja siis tema küsimus on, kas ta on sitapea sellepärast, et ta palub sellist asja. Kõigepealt, ma saan aru, et ta kirjutab filme ümber, aga mida ta räägib veel seal? Ma ei tea. Et see on nii see, et ta võtab aega, et kirjutada filmi ümber ja siis veel need vestlused öösel. Ilmselt siis jah, nagu mingi räägivad oma vahel ja äkki mingit seda protsessi. Äkki arutavad filmi või ma ei tea. Esiteks, ja siis ma ei saa aru, see oli mingi telefonimäng, kuidas see jõudis nüüd selleni, et ta filmi ümber kirjutab? No ilmselt oligi see, et nad kohtusid kõik lihtsalt seal telefonimängu siis nad läksid sinna Discordi ja siis see äkki tundus mingi põnev teema, kus siis lihtsalt läks edasi kõik see suhtlus ja nüüd äkki see telefonimäng on üldse nagu mingi... Okei. Jah.
see on lihtsalt natuke naljakas teema, on ju. Seal probleem on kestnud väga vähe aega, nagu ma aru saan, 4 ööd. Teadaolevalt siis. No, aga probleem on ta ikkagi. No. Ma nagu, kui ma vaatasin lihtsalt seda, siis mina näiteks olen tähele pannud, et mind jubedalt häirib, kui inimesed, näiteks kui ma tahan kellegagi aega veeta, täpselt ma võtan siis oma tantsupartneri. Ta on telefonisõltlane tegelikult. Ja ma olen aru saanud, kui närvi see mind ajab, kui inimene, kui mina temaga räägin, on telefonis ja nagu lihtsalt ei keskendu ja mängibki telefonimängu ja ma relate isin lihtsalt nii tugevalt sellega, et nagu ma olen lihtsalt tähele pannud, et inimestel ongi viimasel ajal mingi makstelefoni sõltuvus ja see mõjutab inimeste suhteid, sõprussuhteid, perekonnasuhteid, kõiki asju. See on jah. No ma ütleks niimoodi, et tegelikult täiesti ükskõik, mis hobi see oleks. Kui sa võtab ära kõik teie aja, mis te saaksite koos veeta, siis täiesti vahet ei ole, mis see on. See ei ole tervislik lõpuks teie suhtele. Aga seda enam, et see veel, ma ei tea, äratab sind üles, on mingi öine tegevus, mis võib teda järgmine päev segama hakata, et kui ta pole maganud, see mees on ju, siis kuigi täiskasvanud inimene muidugi võiks sellistest asjadest aru saada ise. Inimesed ei saa sellest aru. Aga siis ta ei saa ka siis aru, kui ta naine talle seda ütleb ja see üldse tundub sükene, et miks ma su ema pean olema. Et nagu väga imelik ju naise hakata seletama, et mingi kuule, sa oled ju väsinud homme. The fuck. Ma ei tea, kuidas seda täpselt lahendada või nagu selles suhtes, et ma saan selle naise tunnetest aru. Minu poolest sellel mehel võiks ju see hobi olla, aga et sellel peaks olema väga nagu piiritletud aeg ja mingid normaalsed tunnid või siis no kui sa tahad seda öösel teha ja sa ei sega sind järgmine päev, ise tead on ju, siis tee seda nii, et see mind vähemalt mitte kuidagi ei sega. Et sa samas ruumis mingi jutustad kellegi loll oled veel. Mina teist tuppa. Ja, aga point on selles ka ja miks ma sellega relatisin on see, et mul on täpselt seesama asi mingi, et ongi mu tantsupartner näiteks mingi kell 4 öösel kuskil üleval. Ta oli just hiljuti Eestis, ööbis minu korteris koos mu elukaaslasega, meil on seal eraldi nagu magamistuba. Ja siis minu arust ma läksin mingi 4 hommikul vetsu või midagi, ma näen, et on seal telefonis. Ja ma mäletan, ma olen kunagi öelnud, et nagu kas sa ei ole väsinud, et nagu kas saad aru, et telefoni väsitab sind igat pidi, et sa võid arvata, et sa mängid lihtsalt mängu, aga sa väsid sellega. See mingi teie ei mõjuta mind ja siis meil on näiteks mingi järgmine päev trenn, kus ma näen lihtsalt mingi ta mingi, ma olen nii väsinud värki särki, siis ajab mind närvi. Ja siis nagu isegi kui sa oled mingi okei, et tavai, sa ütleb mulle, et sa ei ole väsinud, aga sa ju tead, et ta on ja siis nagu seda on nii raske lahti lasta. Nojah, aga seda on ka väga raske on ju muuta või et kui inimene ise ei taha aru saada, siis kuidas teine saab seda nagu muuta on ju. Et võib, kas see viib hea kohani, kui sa tood talle välja, et nii, kas sa mäletad, et eile näiteks sa ütlesid mulle keset päeva, et sa tahaks mingi uinakut teha või et sa oled nii väsinud. Ma olen proovinud, aga minu arust see läheb niimoodi. Ja. Et seda võib proovida lihtsalt on ju ja seda peab siis serveerima nagu mitte näägutamisena, sest niimoodi sa ei jõua kellegi on ju, aga kuidagi mõistlikult, ma ei tea täpselt ise ka, kuidas seda teha. Ja lihtsalt nagu ikkagi ka muud ei ole, kui et rääkida, et kuule, et nagu meil ei ole üldse enam ühist aega, et see ju hakkab lõpuks nagu meie suhet sinuga mõjutama. Ma isegi ei ütleks, et see hakkab, ma ütleks, et see juba mind häirib. Jah, et mind häirib. Ja tuua ikkagi juurde seda, et mind ei häiri see, et sul on see hobi. Et mul on hea meel, kui sul on mingi uus tegevus, mis sulle nii väga meeldib, aga lihtsalt tee seda nii, et see ei häiri meid või nagu meie suhet ja mind. Jah. Et see naine küsib, kas tema on asshole. Ei ole. See on nii normaalne asi, mis hakkabki häirima ja see on nii normaalne reaktsioon. Eriti kui sinu und veel segab ja üldse, et teil ei olegi koos aega. Miks üldse nagu suhtes oled, kui sul pole aega üksteise jaoks? Jah. Et ja tegelikult mõnes mõttes tõesti, mis siis, et see on nii vähe aega kestnud, ega parem kohe alguses hakata asjast rääkima, kui et lasta sellel nagu kuskile kaugele minna on ju, ja siis hakata rääkima. Muidugi. Nii et jah. Ma ei tea, kas me võtame veel ühe, sest et ma ei kujuta ette, kui pikaks me juba oleme selle ajanud. Mul on viimane lugu lühike. Võtame selle, sest minu oma oli pikem. Ta oli küll hea, aga kui teile meeldib see episood, siis me saame ju veel teha. Me teeme regulaarselt neid, et selles mõttes minul on väga põnev. Ja, mul ka.
kas ma olen sitapea, et ma palusin oma naisel endale vähem komplimente teha? Minu 26-aastase mehe naine, 29 naine, 29 naine, küsis mult eile õhtul, et kas ta annab mulle liiga palju komplimente. Või kas ta teeb mulle liiga palju komplimente. Ma vastasin, et jah, natuke liiga palju. Selle peale küsis ta, aga kas sulle ei meeldi need? Vastasin, et mulle meeldivad küll, aga mitte nii palju korraga. Sest kui neid on nii palju, ei tundu need minu jaoks enam nii erilised ega isiklikud, vaid pigem sellised, mida lihtsalt öeldakse ütlemise pärast. Ta ütles, et kõik komplimendid on tema jaoks sama tähendusega ja ta lihtsalt tahab, et ma tunneksin end erilisena. Vastasin, et hindan seda, aga minu jaoks ei ole see päris sama ja küsisin, kas ta võiks mulle päevas teha 1-3 komplimenti, tavapärase 4-7 asemel. Ta jäi selle peale umbes 30 sekundiks väga vaikseks ja tormas siis vannituppa, pesi hambad ja läks magama. Olen nüüd segaduses, miks ta minu peale pahaseks sai, kui ma lihtsalt selgitasin, kuidas ma end tunnen. Ma arvasin, et ta hindaks minu tagasisidet. Ma ei ole üldse see inimene, kellele komplimendid ei meeldi. Mulle meeldib neid saada, lihtsalt mitte nii palju korraga, sest siis kaotavad need minu jaoks erilisuse ja isiklikkuse. Ma sooviksin, et ta teeks mulle natuke vähem komplimente, et need tunduksid iga kord tähendusrikkamad. Kas ma olen sitapea? Ma ei saa aru, et nagu I am so sorry. Ma tegelikult nagu võttes ka see esimene lugu, mis sa luges niimoodi, ma ei saa sükestest naistest tegelikult väga aru, kes nii üle reageerivad niisugust asjadega. Mina arvan, Nonii. et siin on tegelikult hoopis teine asi mängus. Nonii. Mina arvan, et see naine tahab ise komplimente saada. Seda, et ta teeb teisele seda, mida ta tahaks ise saada. Okay. Ja ma kardan, et see mees ei saa sellest aru ja et ta ei tee sellele naisele komplimente. Sest kui see naine sealt ta selgitus on, et ta tahab, et ta erilisena tunneks, võib-olla siis ta ise ennast ei tunne nii erilisena. Ehk siis mina arvan, et see probleemi koht on tegelikult natuke teises kohas üldsegist. Okay. Sest et ma muidu ei näe tõesti, et miks sa reageerid niimoodi. Võib-olla sa tunned nagu et ei hinnata sinu panust. Et ilmselt nagu see, et tema on nagu ikkagi ju põhjusega teinud, et tundub, et ta tõesti ei ole lihtsalt ütlemise pärast neid öelnud ja siis nüüd sulle öeldakse, et ma ei tahagi neid. Et siis mõtled, miks ma üldse siis nagu panustasin või võib tekkida see tunne. Tundub, et nagu see on ju. Ma nagu saan selle nagu mehe vaatepunktist aru, et nad ei tundu siis siirad enam. Sest ma oleks just tahtnud öelda mingi, et okei, et ma saan täiega aru, et kui keegi lihtsalt kogu aega mingi, sa oled nii tubli, sa oskad kõike nii hästi, sa oled nii ilus, bla bla, siis see tunduks lihtsalt, et sa ütled lihtsalt nii sama, nagu usakad ütlevad, et how are you, sellepärast, et lihtsalt öelda seda. Ja kuna see on USA-ga... Kuigi nad ei pruugi kõik olla. Tulevad igalt poolt maailma otsadest. Aga jah, suur võimalus on, et on USA. Igal juhul, ma ei tea. Aga selles mõttes... Ülivääriline, ma ei tea. Ma arvan tegelikult, et sealne reaktsioon, kuna see mees tundub olevat süke, et ütleb kohe välja nagu selle, et kuule, mulle ei meeldi see selle pärast, siis ta nagu vajaks täpselt nagu, kui sa arvad, et see naine vajab seda peegeldamist, et anna mulle rohkem komplimente, siis nüüd see naine peaks peegeldama seda meest, et siis ütelgu välja, et kuule, tead, ma tegelikult olen seda teinud, sest et ma olen lootnud, et sa märkad, et nagu mulle väga meeldivad komplimendid ja mulle väga meeldib ise neid saada ja ma ei saa neid, et nagu seal täiega tundub see, et nagu ole lihtsalt aus ja ütle välja, mida sa tahad, sest et ilmselgelt see mees ei saa päris hästi aru nagu, mida sa tahad või vajad. Ja, et kui see on seal taga, siis seda peaks ausalt kommunikeerima. Ja ega kui teine ütleb sulle, et ta tahab 1-3. Teed ühe. Eks siis teed vähem, ega see ju ei tohiks nagu mingit kätt otsast ära lõigata, et sa pead vähem tegema. Et sitapea see mees ei ole. Sitapea ei ole sellepärast, aga ma ei ütleks ka, et see naine sitapea on sellepärast, et ta nii reageerib või et teeb neid komplimente. Et ta teeb neid komplimente ja isegi ka reaktsiooni pärast ma teda sitapeaks ei nimetaks. Et lihtsalt seal oleks vaja jõuda nüüd selle tuumani, et miks see niimoodi päris mõjus. Et võib-olla see mees ikkagi peaks nagu, ma ei tea, kinnitama, et ma hindan seda, et sa üldse teed neid komplimente ja mulle tõesti meeldivad su komplimendid, aga lihtsalt. Lihtsalt tee vähem. Teeme nii, et on vähem. Ja.
issand, no põneva. Ja muidu ma võin teile öelda, mis minul oli valmistatud siia, nii et kui te tahaksite kuulda seda, siis peate seda ütlema, et saate kommenteerida. Ja, aga siin muidu minu viimane teema oleks olnud, et kas ma olen sitapea, kui keeldun sellest, et minu ja mu partneri deidiga liitub alati keegi. Põnev teema. No igal juhul meile endale väga meeldib, siis me loodame, et teile ka ja siis tõesti me saame samamoodi, nagu me teeme saladusi, Kaisa kuulab, siis saaks teeme ka seda, et kas ma olen sitapea. Yeah. See kõlab juba nii hästi nagu, ma ei tea, ma kujutan ette, et siit keegi popib välja mingi Eesti podcastiga, kas ma olen sitapea. Mark my words. No on, sest et keegi ei ole veel seda eraldi seisvana ära teinud, meie teada vähemalt. Võib-olla me lihtsalt ei tea, aga me oleme niisugused jah, vaata, et me oleme nagu teeme kompotti asjadest. Meil on nagu erinevad, siis meile meeldib vahelduvus ja et me teemegi saladusi, Kaisa kuuleb, et anname nõu ja siis, et nagu aga siit keegi võib tõesti inspiratsiooni ju saada, et teha ainult see lein. Ja. Sest lugusid on seal väga erinevatest teemadest, et saab seinast seina neid, ma ei tea, soole. Ja oli tore. Näeme, kuuleme järgmises episoodis. Bye! Ciao!